Head lapse õiguste päeva ja head lapse õiguste konventsiooni sünnipäeva. Tahan alustada tsitaadiga lapse õiguste konventsiooni sissejuhatavast osast. Tsitaadi algus. Lapse isiksuse täielikuks ja harmooniliseks arenguks peab laps kasvama perekonna, õnne keskel, armastuse ja üksteise mõistmise õhkkonnas. Ja ma arvan, et tegelikult siinkohal võiks ka lõpetada. Sellepärast, et ka viimasel ajal läbi viidud rahvusvahelised uuringud näitavad, et laste jaoks on kõige olulisemad lähedased suhted oma perekonnas, suhted oma sõpradega ja väga suur osa sellest, kui hästi või halvasti lapsed ennast tunnevad, sõltub just sellest, kuivõrd hoitud ja armastatud nad oma lähedaste poolt on. Et nii lihtne see ongi. Aga kuivõrd mulle lubati teie ees veel 10 minutit seista, siis ma peatuksin veel 3 teemal. Me ei kooskõlastanud seda Ene Tombergiga, aga see on, ma arvan, märgiline, et me tegelikult valisime lapse õiguste konventsiooni õiguste ringist ja põhimõtetest välja peaaegu et need samad, millele keskenduda. Ma tahaksin alustuseks rääkida õigustest ja kohustustest, et ümber lükata see väide, mis aeg-ajalt ikkagi üles kerkib, justkui oleks lastel ainult õigused ja kohustusi ei olekski. Ja justkui konventsioon annakski ainult õiguseid. Ja mulle tundub, et see on oluline teema, millega tegeleda just sellepärast, et kui tekib selline hoiak või selline irooniline muie teinekord, kui hakata lapse õigustest rääkima, mida teinekord kohtab, siis see tegelikult õõnestab nende lapse õiguste tähtsust ja olulisust. Sest need on inimõigused, millest me räägime ja ma arvan, et see on väga oluline. Teisena ma tahaksin peatuda lapse õigusel osaleda oma elu puudutavate otsuste vastuvõtmisel, sest ma arvan, et see on üks just selle lapse õiguste konventsiooni olulisemaid täiendusi. Kui mõelda varasemate inimõiguste alaste konventsioonidega, siis see on see edasiminek, mis lapse õiguste konventsioonis sündis. Ja viimasena ma räägiksin lapse võimalusest olla tema ise, et siduda see jutt siis tänase konverentsi peateemaga. Võrreldes 10-15 aastase taguse ajaga on lapse õigused kindlasti rohkem pildil. Et mina 30 aasta tagust aega ei mäleta, aga see 10-15 aastat on see minu ajalooline mälu, et nii palju ma suudan meenutada. Ja peaaegu kõikides eluvaldkondades lapse õiguste üle arutatakse. Ja see on minu arvates väga positiivne areng, et nii hariduses, sotsiaalvaldkonnas, tervishoius, korrakaitses, kultuurivaldkonnas, spordivaldkonnas lapse õigused on teema, mille üle arutatakse, et see ei olnud sugugi nii 10-15 aastat tagasi. Paraku ka kohtab neis aruteludes veel liiga tihti väiteid, et lastel on aina rohkem õiguseid ja ei mingeid kohustusi. Ja see on levimas müüt, justkui annaks lapse õiguste konventsioon lapsele piiramatu vabaduse ja õiguse teha või tegemata jätta mida iganes. Et see ei ole nii. Lapse õigused ei ole piiramatud ja igal lapsel, nii nagu täiskasvanulgi, on kohustus enda õiguste kasutamisel austada teiste inimeste õigusi. Et nagu minu ülikooli õppejõud mulle seletas, et sinu õigus kätega vehkida lõpeb sealt, kus algab minu nina. Ja selged piirid on õigustel. Ja lastel ei ole mingit eriõigust käituda häbematult või teisi solvata, et see ei ole kuidagi konventsiooni ega ka Eesti lastekaitseseadusega kuidagi seotud. Et need on hoopis kasvatusküsimused. Lapsel on küll sõna ja arvamusvabadus, kuid oma arvamust tuleb avaldada selleks ette nähtud ajal ja kohas. Sõnavabadusega ei saa õigustada näiteks koolitunni segamist või kellegi alandamist või halvustamist. Ja lastele piiride seadmine ja nendest järjekindlalt kinnipidamise nõudmine on tegelikult vanemate, õpetajate ja teiste lastega kokku puutuvate täiskasvanute õigus, aga ka kohustus. Ja ma arvan, et lapse õigustest rääkides peaksime meie lapse õiguste edendajatena ja lastega igapäevaselt kokkupuutujatena ka ise hoolikamad olema, et mitte lahutama õigusi kohustustest ja vastutusest. Et kui rääkida õigustest, et alati rääkida ka kohustustest ja vastutustest. Ja kui me räägime vastutusest, siis me jõuamegi selle järgmise teemani, millest ma tahaksin rääkida ja milleks on siis lapse õigus osaleda oma elu puudutavate otsuste vastuvõtmisel.
Et nagu ma enne ütlesin, siis varasemates rahvusvahelistes lepingutes rõhutati lapse kaitse ja tema eest hoolitsemise vajadust. Ja loomulikult on oluline ka praegu see, et iga laps oleks kaitstud ja tema eest hoolitsetakse. Küll aga alles 30 aastat tagasi lapse õiguste konventsioonis sätestati põhimõte, et lapse arvamust tuleb last puudutavate otsuste tegemisel alati küsida ja sellega arvestada. Olgu tegu siis arsti juurde minekuga, koolivalikuga või vanemate lahutuse järgse elukorraldusega. Lapse arvamuse küsimine ei tähenda muidugi seda, et tuleks alati teha nii, nagu laps soovib. Konventsiooni loojate eesmärgiks ei olnud panna siis kogu seda vastutust oma elukorralduse üle lastele. Sihiks oli suunata täiskasvanuid lastega rohkem arutama ja lapse osalust otsustamises järk-järgult suurendama. Aga õigusega otsustada kaasneb alati ka vastutus otsuse tagajärgede eest. Ja ainult otsustades ja vahel ka eksides saab õppida oma tegude eest vastutama. Kui me tahame, et kooli lõpetaja on vastutustundlik, initsiatiivikas, hea kodanik, aktiivne, siis ta peab saama selle otsustamise ja vastutamise kogemuse juba koolist, juba varem, enne kui ta täiskasvanuks saab. Et kui me ei anna noortele võimalust ise oma elu üle otsustada, neid suunates ja järk-järgult nende õigust seda ise otsustada suurendades, siis ei teki seda otsustamisjulgust, ei teki seda initsiatiivikust, ei teki seda vastutustunnet. Ja uuringud kinnitavad, et lapsed ja noored sooviksid senisest oluliselt rohkem kaasa rääkida oma elu üle otsustamisel. Aga eriti suured käärid laste kaasarääkimise soovide ja võimaluste vahel on kooli elu puudutavates küsimustes. Et lapsed ja noored sooviksid rohkem kaasa rääkida näiteks kontrolltööde planeerimisel, koolis reeglite kehtestamisel, ühiste ettevõtmiste planeerimisel. Ma olen selle peale pikalt mõelnud, et see kontrolltööde teema on kuidagi jätkuvalt ja pidevalt aktuaalne. Tegelikult saaks seda lahendada mitte ministri määrusega, mida on väga keeruline sõnastada, mida juba aastaid sõnastatakse, vaid kokkulepetega ja koolisiseste aruteludega. Et tuleks kaasata nii lapsevanemad, õpilased kui ka õpetajad, selgitada ja leida selline mõistlik lahendus, mis arvestab noorte arvamusega ja arvestab ka õppekorralduse paratamatusega ja sellega, et tuleb ka pingutada, et vahel peab olema raske. Aga see piir on selline õhkõrn, et kust on piisavalt raske ja kus juba mõnel käib üle jõu. Ja seda piiri tuleb tunnetada ja ma arvan, et sellest piirist saab aimu kõige paremini nende inimestega rääkides, kelle piirist me räägime, ehk siis lastega. Konventsioon paneb täiskasvanutele kohustuse hinnata lapse ja noore arusaamisvõimet. Nagu enne juba ütles, on ka Eestil arstil kohustus hinnata, kas laps või noor on piisavalt küps, et ise otsustada näiteks vaktsineerimise või kurgumandlite eemaldamise üle. Kui arsti hinnangul suudab noor protseduuriga kaasnevaid poolt- ja vastuargumente vastutustundlikult hinnata, siis kuulubki õigus anda protseduuriks nõusolek noorele endale. Paraku ei arvesta veel kõik seadused lapse arenevate võimetega. Näiteks 16-aastasel noorel on küll õigus kohalike omavalitsuste volikogude valimistel osaleda, küll aga kehtiv psühhiaatrilise abi seadus ei võimalda 17-aastasel noorel endal pöörduda oma depressiooni või sõltuvusprobleemiga psühhiaatri poole, vaid kohustab noort küsima selleks alati vanema nõusolekut. Ja seda ka juhul, kui laps on kodus näiteks perevägivalla ohver või vanem on lahkunud välismaal. Ka selle psühhiaatrilise abi seadusega on selline lugu, et seda on aastaid uut seadust ette valmistatud. Aga minu sooviks oleks see, et kui meil on konkreetsed muudatused, mida on võimalik seaduses ära teha ja me saame laste elu sellega paremaks muuta ja me ei pane arste sellisesse olukorda, kus ta peab valima, et kas ta annab abivajajale abi või ta rikub seadust, siis me võiksime need muudatused enne ära teha ja mitte oodata, kuni valmib suur tervikeelnõu. Teine näide, kus lapse arenevate võimetega ei ole arvestatud, puudutab koolis puudumiste põhjendamist. Et oleme oma töös mitmel korral kokku puutunud olukorraga, kus 18-aastaseks saanud täiskasvanud inimeselt, kes on seadus järgi, kellel on õigus teha iseseisvalt kõiki tehinguid, nõutakse koolis vanema tõendid puudumise kohta. Sellisel viisil noorelt inimeselt otsustamise ja vastutamise võimaluse äravõtmisega jõuamegi selleni, et ka tööintervjuule tulles võtab noor inimene ema kaasa. Ja see ei ole välja mõeldud lugu, vaid see on juhtum elust enesest.
Ja lõpetuseks kolmas teema, millel tahan täna veel lühidalt peatuda, ja see puudutab tugiteenuseid erivajadustega lastele. Et teemade ring, millest oleks võinud rääkida, on väga lai, aga ma valisin sellepärast, et see haakub otseselt tänase konverentsi teemaga, lapse õigusega olla tema ise. Ka neil lastel, kes vajavad oma puudest, terviseseisundist või muust erivajadusest tulenevalt rohkem abi ja tuge, on õigus sarnaselt teiste lastega käia heas koolis, osaleda meelepärases huvihariduses ja ühiskonnaelus. Ja seepärast oleme Eestis valinud kaasava hariduse tee. Paraku näeme oma töös sageli, et erivajadusega lapse toetamiseks ei ole lasteaias või koolis võtta logopeedi, psühholoogi, eripedagoogi, abiõpetajat või muud spetsialisti. Aga lasteaias ja koolis vajaliku abita jäänud lapsest saab tihti kiusamise ohver või kiusaja. Halvemal juhul ja pikemalt abita jätmise korral õigusrikkuja. Ta võib muuta elu talumatuks nii endal kui klassikaaslastel, aga ka õpetajal, kes peab olukorraga tihti klassi ees üksi hakkama saama. Siinkohal tahangi tänada tublisid õpetajaid, kes annavad ennast iga päev parima, et piisavat juhendamist ja utsitamist saaks nii kärsitu rüblik, andekas matemaatik kui loominguline poeet. Ja soovitada koolijuhtidele teha omavahel tihedamat koostööd, et leida vajalikke tugispetsialiste mitme asutuse peale. Ja kindlasti on tugispetsialistide leidmisel abiks, kui koolipidaja aitab tagada spetsialistidele väärika töötasu. Et konventsiooni 30. sünnipäeval on tegelikult hea meel tõdeda, et enamikul Eesti lastest läheb nende enda hinnangul hästi. Aga selle üle rõõmustades võiksime mõelda, kuidas teha nii, et kõigil lastel ja noortel, ka neil, keda elu pole hellitanud, oleks võimalik end kuuldavaks teha ja kasvada headeks täiskasvanuteks. Kahjuks õiguskantsler Ülle Madise ise ei saanud siin olla, aga ma tahaksin oma ettekande lõpetada tema tsitaadiga, et siis ta nagu mõtteliselt on ikkagi meiega. Et tsitaadi algus. Iga laps ja noor oma tunnete, mõtete ja saladustega väärib samavõrra aupaklikku suhtumist kui täiskasvanu. Tsitaadi lõpp. Aitäh!